Minu arvates aus ja eetiline ettevõtlus peaks olema meile kõigile hästi oluline, nii töötajatele, ettevõtjatele, aga ka kodanikele. Eetiline ja aus ärikeskkond tähendab seda, et ei rikuta konkurentsireegleid, töötajaid ja koostööpartnereid koheldakse ausalt ja väärikalt. Mulle tundub, et aus ja eetiline äritegevus on selline pikaajaline strateegia, mis toetab tegelikult ettevõtte pikaajaliste eesmärkide elluviimist. On ju teada, et kui kasvab heaolu riigis, siis tegelikult suureneb ka nende tarbijate hulk, kes tahavad tarbida eetiliselt toodetud tooteid ja teenuseid. Ehk siis me kaldume pigem ostma tooteid ja teenuseid nendelt ettevõtetelt, kelle reputatsioon on puhas ja kelle mainel ei ole plekke. Samuti näitavad küsitlused seda, et tööotsijad peavad tööandja juures järjest enam oluliseks seda, milline see tööandja on. Kas ta on vastutustundlik, kas ta käitub eetiliselt oma töötajate suhtes. Ja nüüd olukorras, kus meil töökäsi napib, ei tasu ettevõtte reputatsiooni tööandjana sugugi mitte alahinnata. Korruptsioonivaba ärikeskkond on atraktiivne tegelikult ka investoritele ja seeläbi paraneb riigi ehk meie kõigi elujärg ja heaolu. Kuigi korruptsioonivaba Eesti ühingu nimetus jätab mulje, justkui ühing tegeleks ainult korruptsiooni teemadega, siis päris nii see ei ole. Korruptsioonivaba Eesti on võtnud oma südameasjaks toetada ausa ja eetilise ärikeskkonna kujunemist üldiselt. Me koordineerime ausa ettevõtluse võrgustikutööd ja me ootame sinna võrgustikku liituma erinevaid ettevõtteid, olenemata nende suurusest või omandivormist. Ausa ettevõtluse võrgustiku liikmetele korraldame me koolitusi, aga pakume ka individuaalseid konsultatsioone erinevatel ärieetikaga seotud teemadel. Ja lisaks, mida me veel teeme, me nügime ärisektorit tervikuna järgima korruptsiooni ennetamise meetmeid. Korruptsioonivaba Eesti teeb ka sellist huvikaitset Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi suunal ja seda ikka selleks, et mõjutada õiguskeskkonda nii, et tekiks ettevõtetel suurem motivatsioon ausamaks ja eetilisemaks käitumiseks. Ja seda teeme me ikka kõik selleks, et ärikeskkond Eestis saaks puhtam ja läbipaistvam.